selle kohta internetis öeldakse, et on niisugune nagu reegel, et 10,000 Frenchmen can't be wrong, ehk 10 000 prantslast ei saa eksida. Kui 10 000 prantslast mingisugust asja on ostnud, et ju see asi peab siis hea olema. Jah. Nii et see on see loogika selle kolmanda põlvkonna taga. Probleem oli jah selles, et neid materjale ei olnud see nagu piisavalt palju, ei olnud nagu kriitilist massi saavutatud. Minu arust esimese hooga sinna tekkis mingisugune suurusjärgus alla 10 000 materjali, kui sinna oli üle viidud kõik koolielu ja varasemad materjalid ja siis näpuotsaga veel juurde. Et seetõttu siis haridusministeerium kuulutas välja riigihanke, et gümnaasiumi riikliku õppekava katmiseks kvaliteedikontrolli läbinud veebipõhiste interaktiivsete õppematerjalidega, mis on kasutatavad ka siis õpilaste nutitelefonide peal. Tallinna Ülikool oli ainus, kes pakkumuse esitas sellele hankele ja me koordineerisime seda hanget, aga tegelikult suure töö tegid ikkagi ära õpetajad, keda me palkasime. Nüüd oli oma 120 õpetajat 4 aine valdkonnas. Projekti eesmärgiks oli luua siis terve gümnaasiumi riikliku õppekava kahtev digiõppevara komplekt 4 aine valdkonnas, matemaatika, loodus, sotsiaal- ja kunstiained. Ja me algusest peale deklareerisime, et me ei taha dubleerida õpikuid, et me ei taha tappa õpikuid. Et me näeme, et õpikutel on ka tulevikus roll, just siis tähendab kirjastuste poolt professionaalselt toodetud õpikutel. Et ükstapuha, kas nad on paber või digikujul, nendel jääb ka tulevikus roll, aga meie tahtsime natukene rikastada siis selliste materjalidega, mida siis õpetajad saavad teatud määral nüüd ise muuta. See õppevara, mida kokku siis lõpuks tuli üle 10 000 õpiobjekti, see on tehniliselt ja siis ka juriidiliselt ehk siis litsentsi poolest avatud. Et igaüks saab seda teha siis oma koopia nendest kogumikest, muuta neid kogumikke. Ütleme niimoodi, et suhteliselt saate aru, et see kogumik on nagu pildiraam, mille sees siis jooksevad siis mingisugused interaktiivsed klotsikesed. Et suhteliselt lihtne on teil teha sellest kogumikust koopia ja visata osad klotsid välja, aga minna seda klotsi muutma, et see enam ei ole nii lihtne. Et selle lahenduse üle me siis praegu alles arutame haridusministeeriumiga. Aga jah, te saate teha oma kogumiku koopia, midagi sealt välja visata ja enda poolt sinna midagi asemele panna. Ja seda peaks siis saama kasutada erinevatel platvormidel. Näiteks Moodle'i siis saab seda siis ka panna jooksma neid kogumikke. Praegu küll eelkõige linkidena, aga tulevikus ilmselt saab ka seda kuidagi nutikamal moel. Tehniline platvorm on siis maailma üks populaarsemaid sisuhaldussüsteeme Drupal, mille otsas on siis lisamoodulina selline ta ei olegi eraldi tarkvara, aga ta on ütleme interaktiivsete ülesannete tegemise tööriist H5P. Norrakate tehtud, tasuta asi. Ta on nagu põhimõtteliselt parasiit, et ta ei jookse nagu iseseisva tarkvara, ta ei saa seda oma arvutisse installida, seda H5P. Ta istub kas Drupali või WordPressi või Moodle'i otsas. Nii et te võite põhimõtteliselt teha seda H5P-d ka H5P enda veebilehel, saate katsetada ja mängida sellega. Et seal neid standard ülesande maille on mingi tükki 40. Et kui te lähete h5p.org, siis te siin näete examples and downloads. Siin on erinevad mallid nagu täida lüngad, lohista sõnu, lohista pilditükke, hotspot, et näiteks mingi pildi või kaardi peal saad nagu klõpsata mingisuguseid etteantud kohti, flashkaardid, isegi interaktiivne video, et te saate YouTube'is oleva video peale panna siis mingisugused ülesanded.
Siin üks kiire demo selle kohta, et see on üks keerulisemaid ülesande tüüpe nüüd HVSP-s, aga nägite, see on smuuti tegemise tutorial, eks ole, lühiõpetus ja siin video peale aeg-ajalt ilmuvad sellised mingisugused nupud ja osad nendest nuppudest on vabatahtlikud, et sa võid selle klõpsata ja näiteks siin ongi selline, et enesekontrolli test, et kas sa ikka said aru, et mis marjadest nad siin räägivad, et kumb see nüüd on, kas see on nüüd blueberry või strawberry, kui ma vastasin, et blueberry, siis ta ütleb wrong ja lubab vaadata õiget vastust, katsetada uuesti või lihtsalt vahele jätta ja minna edasi. Aga siia saab panna ka karmimaid ülesandeid sisse, näiteks seda tüüpi ülesande, mis ilmub ise automaatselt ette, ilma et ma kuskil klõpsanud oleks. Ja nüüd ma enne ei saagi edasi, kui ma ei klõpsa siis nendel osistel komponentidel, mis on siiamaani sinna smutisse lisatud. Marjad lisati, et ma nüüd ei pannud tähele, kas piim ka lisati, oletame, et lisati, ei, piim oli vale ikkagi. Näed, ja nüüd mul ei näidata õiget vastust ja ei lubata edasi minna. Ainus variant on see, et mine vaata videot otsast peale ja siis, kui jõuad siia kohta, siis pead õigesti vastama. Ja sellist asja on igal õpetajal suhteliselt lihtne teha. Et need tööriistad on meil nüüd olemas, aga me ehitasime neid juurde, neid malle, sest et need ülesandemallid, mida pakub HVSP, praktiliselt kõik on mitte aine kesksed. Võib-olla võib öelda, et see timeline, mis siin on, et see on nüüd selline, mis on mõeldud ajaloo jaoks, eks ole, et kuigi tegelikult ükstapuha, mis aines võib seda timeline'i vaja minna, et siin on nüüd maasikate ajalugu, et sa saad seda kerida edasi, kas siit ajatelge mööda või klõpsata siit sündmuste peal või lihtsalt hüpata siit lineaarselt ühest sündmusest teiseni. Jällegi seda on suhteliselt lihtne igal õpetajal teha, aga siin puudusid näiteks spetsiaalselt matemaatika, muusika, keemia jaoks loodud ülesandemallid, et need me pidime ise arendama. Siis oligi niisugune paras väljakutse meil, et projektiks meil anti aega ainult aasta ja me arendasime platvormi paralleelselt sisu tootmisega. Vaesed õpetajad seal vahepeal nagu kurtsid, et me tahaks teha, aga näed, seda veel ei saa teha. Et tehniline arendus alles seal mingis osas käis. Ja iga see HVSP objekt nüüd, et see on siin sellise halli raami sees ja põhimõtteliselt on ta mõeldud teise veebilehe sisse akendamiseks. See on see ingliskeelne termin on embed, mille jaoks siis Eesti haridustehnoloogid mingil hetkel võtsid kasutusele sellise isetekitatud sõna, uudissõna nagu vistutamine, aga nüüd veebi istutamine, eks ole. Ja nüüd keeleinimesed on meil keelanud seda sõna kasutada, ütled, et see on keele reostamine, et tuleks kasutada pookimine või akendamine. Et saaks nagu kujundi kaudu aru, mis see on, aga teate, mis see siis on, eks ole. See on samamoodi, nagu te panete YouTube'is oleva video, panete Facebooki. Te võtate selle video, eks ole, veebiaadressi, pastite selle sinna Facebooki, aga selle peale ei kopeerita seda videot, sinna või tekitatakse niisugune aken, eks ole, mille sisse pannakse see video mängima siis. Nii et samamoodi saab siit iga selle õpiobjekti all klõpsata embed ja siit ilmub siis selline jupikene koodi, mida te saate oma veebilehe sisse panna ja teie veebilehes sees hakkab nüüd mängima seal. Vabandust, kas kuidagi ei ole võimalik lampi tumedamaks keerata? See on palju parem. Probleem on selles, et see iframe on hästi paljudes kohtades keelatud. Et näiteks kui te olete kasutanud sellist veebilehe tegemise platvormi nagu WordPress.com, siis nemad ei luba panna sinna oma veebilehe sisse sellist koodijuppi. Ja e-koolikott ka ei luba. E-koolikotil on ka
natuke teist tüüpi see akendamine, natuke turvalisemalt lahendatud, eks ole. Aga stuudium lubab. Stuudium peaks lubama. Jah. Ja stuudium on mingisugune see pesa või? Et see pesasse saab lisada mitte faile, vaid ka embed'i, jah. Okei. Nii et igal juhul see on see idee. Muidugi siin on nüüd väike selline trikk, et kui te vaatate siin embed'i kõrval, on teine nupp, mille peale on kirjutatud download ja see tekitab niisuguse kerge illusiooni, et nüüd ma võin selle enda arvutisse laadida selle ajatelje ja siis oma arvutis seda muuta. Laadida saab, aga muuta ei saa, sellepärast et teil puudub arvutis tarkvara, mis oskaks seda süüa. Et ühesõnaga, te saate muuta siis, kui te selle alla laetud faili laete uuesti üles mingile teisele platvormile, kus teil on toimetaja õigused. See võib olla teie enda virtuaalserveril olev WordPress või Drupal või Hitsa Moodle. Et nendes kohtades ta võiks nagu toimida, aga jällegi mitte 100%. Näiteks meie poolt arendatud need matemaatika ja keemia ja muusika interaktiivsed tüübid, need töötavad ainult siin meie serveri peal. Nii et see on see tükene filosoofia siin taga, et me eelkõige näeme seda, et õpetaja, kui ta tahab midagi muuta, siis ta muudab seda seal e-koolikoti kogumiku tasandil. Igaüks saab kogumikust teha koopia, kogumiku sees neid üksikuid tükke välja visata ja panna sinna midagi enda asja asemele.